Siin on ikka olnud minu unistuste koht. Vahepeal oli seal isegi juustukelder korraks. Ja siis olid aastad, kui kõik jäi unarusse. Kuni nüüd sellel suvel alustasin ma tõsisemalt selle kiviaida taastamisega. Suuresti küll tänu asjaoludele, kuna katusesse oli tekkinud hoone vajumise tagajärjel suur auk. Siis alustasin sellest, et maha võtta eterniit. Kooli abil sai maha võetud ka sindel. Ja nüüd on siis käsil selline suurem päästmisoperatsioon. Uskumatu, kui kiire kõik taimlapsiga on. Tegelikult ma nägin selle katuse poolega vaeva terve päeva. Oli üks ilus laupäevane päev. Sest kogu oma tööde jaoks on mul aega vabad päevad ja õhtupoolikud peale tööd. Nii et tegelikult on see päris probleem. Ajapuudus, ma mõtlen. Aga siin näete, et ikkagi katuse mahavõtmine on protsessis. Ja sindel ka läinud. Kutsusin kooli appi. No, что там такое? Не та, что ли? Надо искать другую. Это не идет. Возьми обратно, поставь на другое место. Kuna seda koormakatet ei oleks ma mingi väega üksi peale saanud. Ja kui ta juba seal oli, siis loomulikult aitas ta mind ka muu tööga. Aga jätkasin ise üksinda. Koormakate on muidugi väga ajutine lahendus. Lihtsalt ei olnud sugugi selge, mis sellest hoonest üldse edasi saab. Ja pika mõtlemise ja nõupidamiste tulemusena nüüd on olemas vähemalt plaan, mida teha. Siin on näha, kuidas ma siis ise veel panen neid liiste peale, et natukene tuule eest kindlustada. Ja ronin mööda katust. Õigemini selle serva. Üllataval kombel selgus, et seal üleval on mu esimene magamistuba väga mõnusa mikrokliimaga. Katuse vahetamise käigus juhtus selline asi, et see uks, mis enne käis kinni, on nüüd umbes 2 sentimeetrit vajunud. Ja minu arust ka see pragu siin on, kuigi siin on midagi ennem ka olnud. Selles seinas ju tegelikult pragusid eriti ei paista, nad paistsid hoopis otsa seinas, aga ilmselt ikkagi on see nurk allapoole vajunud. Siin on põhimõtteliselt on küll
välja kummunud see sein, aga ta ei ole väga hullult praguline. Sama on tegelikult, siin on nüüd küll tugevalt välja kummunudki, aga suure praoga. Tegelikult mitu pragu, 2 pragu. Otsasein järjekordselt välja kummunud ja see pragu, oh kurat küll, see pragu on igatahes läinud suuremaks, kui ta ennem oli. Ma ei tea. Samamoodi on siin teine pragu ka läinud suuremaks. Võib-olla on asi nii, et siin ei olegi enam midagi teha, ma ei tea. See sein on sisuliselt kaetud praegu mul selle kattega. Siin on pragu nurgas. Ja muus osas ta tegelikult kõige hullem vist ei olnud. Siin ikkagi on mingi pragu ka keskel, aga põhimõtteliselt mulle tundub, et 2 nurka on tõesti väga vajunud või noh, igatahes mitte ei räägi me ühest nurgast. Siin nurgas on pragu. Jah. Sellele ta ei tee küll mitte kõige vähemat. Väga huvitav. Ütleks, et sellest siin kasu on eriti. Selle raisaga oleks ikkagi vaja mul seda otsasaagilus. Või äkki on sellest puurist kasu.
suhteliselt siin. 3-meetrised lõigud äkki. Võib-olla on natuke realistlikum kui 5. $40 senti ei pinnapiin. Kui ma 70 peale saaks, siis ma oleks väga hästi saanud. Okei. Poisid on siin vahepeal käinud kõndimas. Tööd üle vaadanud ilmselt. Olen siin praegu kõige sügavama kohaga 60 sentimeetri peal. Mõtlen, et ma esialgu katsun minna selle sügavusega. Ja ma ei ole veel päris täpselt aru saanud, kas vundament on 60 sendini või on ta juba varem lõppenud. Sest siin on liiga väike koht on lahti kaevatud. Veel rohkem kaevama, siis saan aru.
see vundament on otsas. Siin on ainult juhuslikud kivid. Sest siin ei tule enam kivi vastu. Sellisel juhul see vundament on ainult mingi 35 sentimeetrit. Või on ta väga ebaühtlane. Kui ta on nii madal, siis ma ei imesta, et see hoone vajus. Juhul, kui ta on praegu ainult 35-40 sentimeetrit, siis minu 60-st piisab täiesti, et see asi stabiliseerida. Siis arvestame sellega, et eelmised 100 aastat ta seisis siiski selle vundamendi peal. Näed, see ei ole hea näitaja. On ikka väga vähe teda. Katsuma sinna alla uuristada. Aga see on jube raske. Sest ma ütleks küll, et siia alla võib-olla siis võiks seda paisuvat betooni natuke katsuda panna. Ülimadal vundament. Mille külge ma siis need vaiad siin kinnitan, kui siin polegi vundamenti. Ära võta seda. Hani! Selliselt tulemusena ma siis lõpuks jõudsin eile. Järgmiseks püüan selle osa ära valada ja siis lähen edasi.